lugupeetud daamid ja härrad, väga lugupeetud proua Albere. Me meenutame 80 aasta taguseid sündmusi, kus eestlased olid sunnitud põgenema läände. See ei olnud nende vaba tahe ja ka üle Eesti läks paatide või laevadega üle mere või mööda maad rohkem kui 80 000 inimest ja see puudutab igat pere, kellel on pikemad juured siin maal. Ka minu mitmed vanaonud ja vanatädid läksid siit Saksamaale, siit samast laevade peale septembri keskpaigas. Ja sõit läks Saksamaa laagritesse, hiljem siis Kanadasse. Paljud läksid omal käel Rootsi ja kõigil üle mere minek ei õnnestunud. Täna on ilus ilm, aga 22. septembril, kui oli Saksa vägede lahkumine ja siit samast läksid laevad ka siis Saksamaa poole. See oli väga tormine ja ajaloolased mäletavad, et sellel 22. septembri õhtul oli Vene vägede suur pommitamine. 16. septembril oli Adolf Hitler andnud käsu Eesti maha jätta, kuna ei suudetud rinnet enam hoida. Tartu all Sinimägedes näitasid ka Eesti grenaderid üles oma vaprust, kuid sealt ei saanud Vene väed läbi ja hakati Tartu poolt siiapoole mere poole ronima. See võigas sõjamasin tuli üle Eesti ja Läti ja see pani paljud inimesed mõtlema. See ausammas või mälestusmärk täpsemalt on tekkinud siia õigel ajal. Tegelikult oli käes aeg juba ammu. Miks ma seda ütlen? Kui proua Albere ligi 2 aastat tagasi, eelmine suvel tuli rääkima sellest mälestusmärgi püstitamisest, siis meedias, lehtedes ja raadios hakati rääkima, et Pärnusse tuleb selline mälestusmärk. Ja siis kirjutasid mitmed inimesed, ma ei tea, kas nad on vanad või on nad noored, kirjutasid, et miks neile inimestele, kes siit ära läksid, miks neile peab mälestusmärgi püstitama. Nad jätsid ju Eesti maha. Ja vaat see on see põhjus, miks me peame meenutama seda sündmust, seda suurpõgenemist ja igavesti seda meeles pidama. Sellepärast, et kui me paneme selle olukorra ajaloolise konteksti ja mõtleme, mis toimus 40. aastatel, mis toimus peale juunipööret, kus inimesed lihtsalt kadusid ja võeti ametitest maha ja lasti kuskil keldrites maha. Meenutame 41. aasta suurt küüditamist, Eesti rahva parimate poegade ja tütarde saatmist Siberisse, siis on selge, et 44. aastal mõtlesid paljud inimesed selle peale, et kui Vene sõjamasin saadab ja jõuab siia Pärnu kanti ja üldse Eestisse, siis võib järgneda samasugune terror. Ja täna me ei küsi ka Ukrainast põgenenud inimeste käest, et miks te põgenete, sest me saame ju aru, miks nad põgenevad. Nad põgenevadki selle Vene terrori eest
seda, mida kuskil maailmas ei sallita, kuid ometi me näeme, et see on ja see jätkub. Siit läinud inimesed väärivad seda ausammast. Nad hoidsid elus välismaal eesti meelt, õpetasid oma lapsi ja lapselapsi rääkima eesti keelt, mõtlema eestimeelselt ja kõige olulisem, hoidma südames Eestit. Ma tänan selle eest proua Alperet. Siis kõiki neid inimesi, kes annetasid, et see mälestusmärk saab siia olema. Ja kõiki neid inimesi, kes mõtlevad jätkuvalt eestimeelselt. Ma soovin üle anda ka... Mina ennem. Okay. Ja nüüd anname üle Pärnu linnale ülemaailmse Eesti Kesknõu suurpõgenemise toimkonna poolt kingituse. See on kingitud Pärnu linnale. Hoidke seda.